noh, täiesti ebasoodne olukord meil sinuga. Öeldakse, et kehaline kontseptsioon või keha need meeled ja siis need 5 elementi, millest see keha on tehtud, ongi tehtud materiaalses maailmas, et siin Jumalat mängida, nautida siis läbi meelte. Et väga ebasoodne vaimseks selliseks spirituaalseks praktikaks. See on suur kunst, eks ju, kuidas on võimalik kõik ühendada juhtaväraagia printsiip mateeria vaimuga. Et näiteks, et sööd, süüa on vaja, siis tervislikku puhastoitu, kus vägivalda vähe, siis pühitsetada ja pärast tänad välja. Näiteks. Aga põhimõtteliselt nagu vedades ka öeldakse, et ega nagu Jumalat teadvustada nagu selle kehaga või nende meeltega on võimatu või näha teda. Et see lootusetu olukord, et ümberringi kõik naudivad, kõik mängivad Jumalat, sa üritad nagu vaatad, et midagi on valesti, aga mis teha, sul on ka keha ju või selles mõttes, üür on vaja maksta ja kehal on mingid omad, kui hinge anandat ei oska läbi vaimsuse, siis võtad läbi mateeria, läbi peenmateeria, läbi füüsilise mateeria ja ongi, kõik on okei, nagu elu on selline punkt. Aga siis on ulmemehed, eks ju, kes tulevad kuskilt ja siis me ise ka, et seal on vaja kahte asja, kahte faktorit, on vaja armulikkust ja et sa oled nii palju juba seda kõike näinud, sul on nagu mingi alateadvuse müstiline elust elusse olev mälu, et oled proovinud see silla alt kuni kuninga troonini, kõiki variante, kõiki kehasi. Ja sa lihtsalt nagu sa hakkad välja pääsu teed otsima, sest sul see surmasünni samsaara nagu viha kadedus ja need kehad, sul lihtsalt kopa ette võtab mida iganes, andke mulle mingeid muid variante, et ma olen nõus kõike proovima. Ja siis teine asi on see, et Jumala armulikkus või Jumala jõud või see šakti või õnnistused tulevad läbi ülihinge, kui ta näeb, et elus olen, tekib soov, eks ju. Ja siis läbi tüüpide väljaspoolt, kellega saatus sind või Jumal kokku viib, kuna sul on väike huvi, kes on siis eespool sinust oma praktikas ja oma ühenduses iseenda Jumalaga kuni pühakuteni välja. Pühakuid on nagu vähem juba leida niimoodi, kes on täiesti eest ennast teadvustada, aga nii üldiselt siis kaks faktorit, oma tüdimuse faktor elust elusse ja siis pühendunud armulikkus ja Jumala armulikkus ülihingena. Et kes siis kui sa ei tea üldse midagi, kõrvalt vaatad, siis see paistab täiesti mingid vennad räägid Jumalast, kus see Jumal on, eks ju, kuidas seda tajud või vedades räägitakse step by step protsessi, kuidas läbi energiat, läbi mateeria hakkad nägema seda koosluste süsteemi ja et seal taga on seaduspärasus ja et seal on mingi teadus, et seal on, see ei ole päris niimoodi suvaline virvarr, eks ju, et siis hakkad üles ehitama seda, et on olemas universum ja galaktika seadused ja üldloodusseadused ja asjade taga on ikkagi elu, energiat taga on elu ja niimoodi vaikselt hakkad seda nägema, aga üldiselt täitsa ulme jah, et räägid Krishnast, Jumal küll, punamütsike või Krishna või karss on katusel, kes muinasjutt on, siis aga ühed vennad, nii kopp ees, eks on, et okei, proovime seda Krishna värki ja siis Krishna annab ka natukene ennast läbi siis pühakirjade näed, et vau, et seal on ikka sügav, midagi sügavamat ei ole või pühanime laulmine, pühanime kordamine või siis vaimsete õpetajaga suhted näed, kes on sust eespoolt, sa saad selle kogemuse küll, et see süsteem, see spirituaalne mehhanism, ta toimib küll, et siis vahepeal kukud ära, sa saad võrrelda, oi jumal, õuds on veel, parem vabatahtlikult, puhastusprotsessi, seal on raske ka, eks ju, parem see võtta vabatahtlikult, kui nii materiaalses maailmas lüpstakse, eks ju, plussid ja miinused. Ja siis lõpumõte on selles, et siis öeldakse, et pühendamine tuleb, et Jumal on nii armulik, et ta on ülihingena, su hinge kõrval ta on, eks ju, kõikides elementides tema teadus, eks ju, jumalused, kirikud, raamatud, pühanimi, palved, nad on igal pool sinu juures hästi lähedal. Sa kuulad selle jutu ära ja siis vahest tunned ka. Aga siis sa saad lõpuks aru, et Krishnal on ka oma väärikus. Jumal on oma väärikus. Ja see väärikus on nii kõrge ja see hind on nii kõrge, et isiklikult saada kokku Jumalaga. Ma isegi ei oska seda ette kujutada, öeldakse, et selle kehaga sa pead saama erilise šakti või õnnistused üldse, et selles kehas kohtuda Jumalaga. Jumal ise oma armulikkusest avab sulle, aga teoorias või praktikas selles kehas nii ei ole võimalik teda. See on nägime täna vikerkaart, pildistasime foto peale,
või noh, mobiili pealt see vikerkaarejant päris silmaga oli hoopis teine. Ja no me ei kujuta ette, eks ju, no seda on raske ette kujutada, kui me ette kujutaksime, siis ma oleks juba puhtalt pühendunud, eks ju. Aga me isegi ei kujuta ette, aga noh, me oleme võtnud ilmselt seda nätsu nii palju närinud, meil on tüdimus sees sellest materiaalsest majast, meil on okei, et me nüüd proovime seda värki. Ja saame muidugi avantsi ka, näeme, et noh, süsteem toimib. Aga Jumal näitab sulle noh, selles mõttes niimoodi, et nagu heas mõttes, et noh, et see nagu nii suure seikluse, Jumalal on niivõrd kõrge väärikus, et ja ta on niivõrd nagu põhjalik, noh, algne, eks ju, kõikide hea soovija. Et annab ennast siis, kui sina oled ka ennast talle andnud, kuni alateaduseni välja, mõistuse, keha ja hinge ja teinud temast oma armastuse objekti, ülistuse objekti, noh, läbi tänulikkuse, alandlikkuse nagu lõplikult nagu. Ja proovid oma andeid ja kõige kasutada, et tema soove täita. Sest aru, et kui tema soovid on täidetud, siis automaatselt mina tema osakesena olen tõeliselt rahuldunud. Kui see, et minu soovid siin piiratud tingimustest sõltuvas mingit kehaga samastamise, meete samastamise selle maailma asja taga jooksen, aga noh, see on nagu raudne tünn jälle nagu. Aga ilmselt me oleme nii palju teinud ja pühendunud, eks ju, saanud armulikkust, jõudu, üks avantsi ja siis nii palju teinud, et nad on nõus püüdlema Jumala suunas, eks ju, meie pool siis, meie kogukonnas siis Krishna suunas ja sa tead, et see hind on nii suur, et sa isegi ei oska ette kujutada, missugust andumust ja põhjalikku armastust see eeldab. Et Jumal oma väärikuses siis näeb, et ahaa, ma annan, et Jumal avab ennast ja tähendab, Jumal annab ennast sulle nagu. Noh, Jumal on selline nagu, kirjeldatakse väga huvitav. Et ta põhimõtteliselt ta nagu hakkab sinu teenriks, nagu Arjunaga oli, Krishna Arjuna 5000 aastat tagasi, Krishna kehastus. Et ta oli ka, Arjunal oli vankrijuht, noh, Jumala kõrgem isiksus, kehastus, eks ju. Et ta oli siis oma sõbrale vankrijuht. Noh, vankrijuht tollel ajal oli selline ikkagi nagu teenija roll. Tal ei ole nagu komplekse või kadedust või mingit, ma olen Jumal või ma ei teene tõesti. Kui sina armastad, siis ta annab sulle ennast. Et noh, kõrge hind, aga noh, mina ei tea. Vaat üle saavutama või ei saavuta noh, seda, kuna see on nii ulme kõrge standard, siis ega midagi paremat, noh, kui see unistus ei ole ka pakkuda. Need teised unistused, ma olen nagu proovinud teisi unistusi. Alguses on vähe, pärast on näpud kurgus, eks ju.